Tere taas jälgima Palbino jätsirallit. Hooaja teine etapp viib meid teisele poole polaarjoont, karmi maailma, kuhu isegi koroonaviirus ei taha siseneda. Me oleme ei kellegi muu kui onu Eskimo kodurajal. Ralli Eskimo jätsiralli teine etapp on rada, kus kogemuste puudus võib tähendada kiiret lõppu. Ilmastikutingimused on karmid, külma on 48 kraadi, kurvides jääpaksus 2 meetrit ja kes nendes kohtades gaasipedaali põhja surruvad, lõpetavad kiirelt sügavates lumistes kraavides. Nagu Rootsi talvine MM-ralli, ainult et päriselt. Peale avaetappi tegime reeglites ka mõned muudatused, sest kes meid ikka keelata saab. 100 tonni ei nõua meie käest keegi, seega jätsiralli korraldajate elu on ilus ja magus. Aga reeglitest nii palju, et seekord pääsevad finaali 2 eelvoorus parima aja sõitnud võistlejad. Poodiumi viimase koha eest lähevad võistlustulle eelvooru 3. ja 4. aeg. Aga veel kord kiire pilk rajale. Tervet rada katab jää, mis on sama kiilakas kui siidrääkija pea. Eksimisruumi väga palju pole. Alustuseks 2 kiiret kurvi, mis juhivad sind sujuvalt rajalt välja, kui lähed sinna liiga kiiresti või ka liiga aeglaselt. Ja siin see algab. Kohe esimeses paaris on vastamisi koorejäätis ja oma kodurajal võistlev onu Eskimo. Kui kedagi siin favoriidiks pidada, siis just onu Eskimot. See mees on elanud karmides tingimustes ja kurja naisega, kes pakub hommikusöögiks keedetud raudnaelu Vietnami salviga. Kohe esimene sõit näitab, et onu Eskimol on tõsi taga. Lõpuaeg 1.86 ja koorejäätis saab kalendriga tema finišis ajaga 2.74. Teises paaris avaetappi kõige kõvem jutumees Raks Ninjalandis tehtud väljasõidus süüdistas ta hiljem publikut, kelle fotokaamerate välgud ässal silmad pimestasid. Suur oli ka nüüd mehe naerupahvak, kui nägi, et loos viis ta kokku smuutikesega. Sellele Seljanka põhjale ma küll ei kaota, ütles ta enne starti toimunud intervjuus. Raks vajutab kohe gaasi põhja ja ei võtta seda jalgapedaalilt enne, kui finiš paistab. Ta kaotab küll lõpu eel auto üle kontrolli, kuid on finišis päeva kiirem ajaga 1,7 sekundit ja sammub finaali suunas. Smuutikese mangokütus tõmbas sellistes tingimustes klimbid sisse, tema kohal ajaga 2.77, täielik põrumine. Järgmine võistluspaar viib kokku Vanilla Ninja ja sarja liidri avaetappi võitnud Härmavilja. Vanilla Ninja läks avaetapil ajalukku kui kõige rajumate piruettidega. Iluuisutamises oleks ta saanud nende soorituste eest maksimumpunktid, aga meie ei tegele tiluliluga ja siin stiili eest punkte ei anta. Härmavilli lendab rajalt välja. Hooga, mis nõrgematel meestel hambad suust ära viiks. Vanilla Ninja lendab hüppesse nagu väikeste tüdrukute lemmik Kelly Sildaru. Õhusõit pole aga ajavõit. Ta jõuab küll kohale korraliku ajaga, kuid sellest piisab, et heidelda edasi 3. koha eest. Härmavilli jäigi rajale ning saab teiselt etapilt ümmarguse nulli ehk baranka. Nüüd stardis avaetappi 2 ebaõnnestujat, pururikas Palbino Classic ja vana ning väsinud jätsiabi. Palbino Classicul ralli Eskimo tarbeks peale pandud taas uus ja uhke, veel võimsam mootor. Ei rikka silma pisar tule. Start on antud ja põrgu värk. Palbino Classicu uus mootor jookseb kokku juba esimesel sirgel. Jätsiabil oli juba oma käru käima saamisega karmis pakases suuri probleeme ja suurt kiirust pole, aga kindla sõiduga on ta lõpuks finišis. Eelvoorud on peetud ja ajad näitavad, et finaalis on vastamisi kodupubliku suur lemmik kohalik kunn onu Eskimo ja gaasipedaali läbi põranda surunud Raks. Sellest tuleb tõeline uue ja vana põlvkonna mõõduvõtt. Aga enne finaali veel B-finaal ehk selgitame välja, kes saab hooaja kõige karmimalt etapilt 3. koha. 3. koha selgitavad välja Vanilla Ninja ja koorejäätis. Kas näeme taas rajult efektseid hüppeid või üllatab koorejäätis ja suudab napsata poodiumi?
sõit on alanud väga võrdselt, Ninja tagumised põsed lähevad ühes kurvis natuke lohisema, aga ta jätkab sõitu. Aga millega tegeleb koorejäätis? Vanameistri julgus saab enne üht suurt hüpet järsku otsa, ta võtab hoo maha ja lendab otse kuristikku. Koorejäätis enda tervis korras, auto vajab natuke järeleaitamist uueks etapiks. Vanilla Ninja nopib oma selle hooaja teise pronksmedali. Ja ongi ees ootamas suur finaal. Onu Eskimo kogemused, ilus sõidujoon ja vastamisi vinnispõskedega hulljulgelt gaasi litsub Raks. Mõlemad panevad rajale, kumbki ei eksi. Tundub, et me näeme taas kord fotofinišit, aga ei, Raks pingutab üle, lendab lõppu sirgel kraavi ja näksib lund. Onu Eskimo tuleb sirgelt ja selgelt lõpuni ja paneb oma kodurajal hooaja teise jätsiralli MM-etappi kinni. Jumal tänatud, sest nagu kuulda oli olnud, kuri naine oli ähvardanud mitte võitmise korral Onu Eskimo koerakuuti magama panna. Tabeliseis on siin teie ees. Härmavili ja Palbino Classic jäid nulli peale, Jätsiabi kruisis endale 3 punkti, Smuutikesele tuleb siit 4 punkti, mis on talle kindlasti endale suur pettumus. Koorejäätis jälle 4. ja Vanilla Ninja teist etappi järjest 3. kohal. Kõva jutumees Raks tõestas, et suudab ka sõita ning kodurajal pani ennast maksma ei keegi muu kui Onu Eskimo. Jätsiralli hooaja üldseis näitab, et stabiilsus on see, mis toob edu. Vanilla Ninja 2/3 kohta annab talle üldtabelis hetkel esikoha. Smuutike sees. Edasi on väga põnev. Võrdselt 12 punkti on Onu Eskimol ja Härmaviljal, kellel mõlemal kirjas ka 1 etapivõit. Ainus tabeli nullitaja on suurima eelarvega võistlev Palbino Classic. Siit saab ainult paremaks minna. Sellise kommentaari andis ta Kroonikale peale järjekordset nulli. Saame näha. Siin aga poodium, silm läheb märjaks, kui Onu Eskimot poodiumil vaadata. Sündida sellises kohas pole kindlasti mingi lotovõit, aga mees on jäänud ellu ja oskab isegi sellest elust rõõmu tunda. Raksi poodiumi üle on ka hea meel, sest see lubab toredaid sõnavõtte selle mehe suust ka järgmistel etappidel. Kas juba järgmisel? Saame näha. Igatahes pange valmis lühkarid, plätud ja päikesekreem number 50, sest sellest külmast põrgust liigub kogu karavan edasi Smuutikese kodurajale. Meid ootab järgmisel nädalal Turbotroopika. Kohtume seal!